Kas sa oled oma karjääri jooksul täheldanud ka seda, kui paljud tüdrukud jõuavad tippu tänu sellele, et nad on ise initsiatiivi enda kätte võtnud versus see, et nad on tõepoolest mingile agendile sülle koperdanud tänaval? Ütleme nii, et esialgne õnn, selline kui sind leitakse tänavalt, siis väga palju tüdrukuid, kes ei ole ise hästi innukad, kes ise ei ole järjepidevad, ei ole järjekindlad, kes ei võta seda asja tõsiselt. Enamjaolt nendel on 2-3 aastat. Et sellist tähelendu aga kõige olulisem on ikkagi see järjepidevus ja arusaamine, et modell on ikkagi amet ja see on töö, et see ei ole selline glamuurne castingutel limusiiniga käimine, elamine suures penthouse'is, et see tegelikult ei ole selline, et väga palju sõltub sinu enda innukusest ja järjepidevusest. Et ükski ei tohiks karta just seda, et sa ise ennast ka promod. Ei tohiks seda karta, et see viimasel ajal mängib väga palju rolli just välisagentuuride valimise puhul. Nii et enda promomine hakkab täpselt sellest väikesest fotoklõpsust ja teler.tv kodulehele pildi saatmisest. Just nimelt, et olge loomingulised ja innustan veel rohkem, et täna on ju jälle päike väljas, et andke aga tuld. Ja küll need glamuurid ja šampanjad ja kõik, millest unistatakse, tuleb ka lõpuks. Tulevad kindlasti. No Silja, sina oled meil ju ehe näide sellest, kuidas Teler.tv konkurss sind üle öö kuulsaks tegi. Kuidas sul nüüd need mõned nädalad läinud on siis kuulsuse meres? Elu on tegelikult täiesti muutunud, et nii palju tegemist on kogu aeg ja kõik läheb nii kiiresti, et ei saagi nagu aru. Et Teler.tv tiimiga tegime fotoshooti, mis oli väga kihvt. Lisaks sellele olen Essel Õhtulehele andnud intervjuu ja Kroonikale. Et võib-olla tuleb varsti veel midagi. Okei. No kui sa tänaval ringi käid, kas tullakse juba küsima autogramme ka või? Ei ole veel olnud. Et see võtab vist aega? Ma arvan ka. Okei. No aga mida sa saad öelda nende mõne nädala kohta? Mida meedia sulle on andnud või mida ta sult hoopiski võtnud on? Võtnud tegelikult ei ole midagi pigem ikka andnud, aga seda olen õppinud, et ma olen aru saanud, et mitte kunagi ei saa kõigile meeldida. Ahaa. No võt, meedia annab teinekord elutarkust pähe. Kõigile ei saagi meeldida. Head televaatajad, kui oma järgmistes saadetes otsime mõnusat suvetööd, mida on võib-olla isegi parem teha, kui rannaliival lebada. Samuti külastage meie kodulehte teler.tv. Sealt leiate rohkem informatsiooni käimasolevate konkursite kohta. Samuti on seal üleval ka kõik eetris olnud saated. Niisiis minge meie kodulehele, registreeruge ja võtke osa konkurssidest. Meil käib praegu seal 2 konkurssi, suvemodell 2009 ja suvesündmus 2009. Esimene neist on mõeldud kõikidele ilusatele noortele neidudele, kes tahavad saada modellideks. Suvesündmus 2009 on aga mõeldud kõikidele inimestele, kes tahavad võita Sony videokaamerat. Nii et minge kodulehele, laadige üles sinna videoid ja pilte, saatke meile nende video ja piltide lingid aadressile teler.tv ja võtke osa mõnusast konkursist. Samuti me näitame võidusündmust ka Teler.tv-s. Ongi selleks korraks kõik, kohtume juba nädala aja pärast. Tšau!